ja ütleme inimvaenulikuks lausa. Arusaadav. Mis küsin veel lõpu küsimuse, et mis sa arvad, mida prognoosida Ukraina sõja lõpust? Kas see tuleb, millal see tuleb ja mis tulemustega? Noh, väga keeruline prognoosida, et väga paljudel on lootused Trumpi peale, minul ei ole nagu, et ma siiski arvan seda, et ega paremaks ei lähe, et läheb hullemaks, et on ikka näha, et krutitakse nagu seda sõjapinget ikkagi nagu juurde, et ei taha kumbki pool lõpetada seda, noh, Trumpi kasuks peab rääkima seda, et ta on vähemalt püüdnud lõpetada. Ma ei näe, et Euroopa poolt oleks seda soovitust nagu Ukrainale väga tõsiselt edasi antud ja no räägitakse seda, et see oleks nagu vesi Venemaa veskile. Ainult, et praegu tundub, et Ukrainas käib sõda, no mitte ainult ei tundu, eks sõda on avalikult ju välja öeldud ikkagi NATO-Venemaa vaheline sõda Ukraina territooriumil viimase ukrainlaseni. Ja noh, Ukraina huvides kindlasti ei ole kahjustada jätkuvalt oma genofondi, noh maavarad nad andsid juba ära, see on nagu läinud rong, aga noh ikkagi mida päev edasi, seda rohkem saab majandus, tööstus, taristu, üldse elukondlik taristu, infrastruktuur kannatada, noh genofondist rääkimata inimestest, inimesed saavad surma. Nii et noh, rahvast peab ka vaatama nagu seda, et no iga riigi rahvas kaasa arvatud meie, kui me sõjaretoorikaga kaasa läheme, et kõige tähtsam on ikkagi ka inimestena ja rahvana püsima jääda, et niisugune võltsuhkus ei maksa midagi, noh võitlemine territooriumide eest, ma ütlen ausalt, et kui Eesti peaks mingit territooriumi ära andma Venemaale või ükskõik kellele, siis eks see tõmbaks motivatsiooni alla ja sellises Eestis nagu ei tahaks elada. Ometi Nõukogude okupatsiooni alguses Petserimaa võeti meie käest ära, Narva tagused alad, noh, elame edasi, saime iseseisvuse taastatud või kui vaadata nagu Soomet, Soome tegelikult sõjaliselt oli ju jätkusõjas ka Venemaaga isegi eelisseis, et nad okupeerisid Venemaa territooriumi, noh, toonase Nõukogude Liidu territooriumi, aga siiski otsustasid Nõukogude Liiduga vaherahu teha ja õnneks või kahjuks sellise vaherahu, kus nad siis territooriumitest loobusid osadest ja päris paljust, kas 13% Soome territooriumist, Karjala ja Viiburi ja need piirkonnad Petsamaa, kus oli ka niklit ja maavararikkad piirkonnad, lihtsalt selleks, et rahvast säästa ja riigina edasi minna, et noh, kindlasti oli see valus, kindlasti on see alandav, aga noh, siin peabki pikaajalist kasu vaatama iga rahvas, sest noh, ma saan aru, et ega kuni sõda ei käi Venemaa territooriumil, kuni sõda ei käi NATO territooriumil, Euroopa territooriumil, Ameerika territooriumil, noh siis väga kerge on nendel õhutada ja öelda niimoodi, noh, mingi edasi, et ärme ära lõpetame, sõdime ikka veel. Aga noh, eks kõik sõltub Ukraina rahva ja Ukraina juhtide, ütleme, tarkusest ka, et kindlasti on ka nende käes võti see sõda lõpetada. See võti ei ole ainult nüüd Venemaa käes või Euroopa või Ameerika Ühendriikide käes, et see on kindlasti Ukraina rahva käes. Jah, olen sinuga täiesti nõus. Aga olgu, ma ei teagi, ma ei oska praegu rohkem midagi küsida, et tänan sind, et sa aega leidsid ja et saime intervjuu ära teha. Ja tänan sind ja suhtleme edasi ja paneme edasi. Ja, loomulikult. Olgu, kõik head, nägemist. Kõik head.